vedas leivast tehtud vilte. Õige. Scania mees vedas leivast tehtud vilte, Scania suust tuli rahulolu kilkeid, et saab kasuks olla inimkonnale. Et saab kasuks olla inimkonnale. Scania mees läks Tiganiku butiiki, rehvis purri ja sõitis Scaniaga tiiki oma raske veokiga. Oma raske veokiga. Scania mees tahtis uut amorti, Scania mees tahtis uut amorti. Tiigis olid pühad ja kõik tegid sporti, Tiigis olid pühad ja kõik tegid sporti. Keegi ei müünud midagi. Keegi ei müünud midagi. Nüüd sa oled sitas ja nüüd sa oled mädas, nüüd sa oled eesti keeles lihtsalt öeldes hädas. Tõmba Tiigist ruttu minema. Kas ma pean veel ühe korra ütlema? Hai, hai! Nüüd sa oled sitas ja nüüd sa oled mädas, nüüd sa oled eesti keeles lihtsalt öeldes hädas. Tõmba Tiigist ruttu minema. Kas sa saad? Hädu! Kas ma pean veel ühe korra ütlema? Rahu, rahu, laulumees, rahu, rahu, laulumees, küll ma saan ise hakkama. Sina pead ju folgi rahvale esinema. Bent sai otsa ja Scania jäi metsa, Bent sai otsa ja Scania jäi metsa. Istus metsas kännu otsas, piip oli suur ja keps oli käes, kutsus lapsi lugema, kes ei osanud lugeda, sai Scania käes sugeda. Scania mees vedas leivast tehtud vilte, Scania suust tuli rahulolu kilke, et sai kasuks olla inimkonnale. Et sai kasuks olla inimkonnale. Aitäh! Aitäh! Tihtilugu on autoritel sellised laule, milledega ei ole midagi teha. Näiteks istud, laulab parasjagu ühte laulu, väga ilusalt enda tehtud laulu ja külastab sind järgmine laul. Vaat autorid on ikka teistmoodi inimesed kui teie, nemad on nagu kuidagi teiste asjadega seotud ja ühendatud, nemad räägivad niimoodi. Ja ehitab oma pesa sulle sisse ja midagi ja kui väga palju pesasid sisse ehitatakse inimesele, siis viiakse seda ravile ära. Ja näiteks selline lugu, selline laul, mida sa selline